liigub neile vastu ka vastase patrullsoomuk. Praegu ei ole nad veel teineteist näinud. Jalaväelased nägid, soomuk veel ei näinud. Tule vaata siia. Tule. Terminitest veel, et nii tore on, kui rahuajal kutsutakse vastast vastaseks. Et ma pakun, kui reaalne sõjaolukord on, siis sellist sõna nagu vastane vast ei kasutata, et siis on kõik vaenlased või veel hullema sõnaga märgitavad. Soomuk ei ole märganud, pikali võtnud patrulli ja liigub edasi. Lahingsituatsioonis on tavaliselt siis eelistatud see, kes teist esimesena märkab. Tema saab ennast varjata, tema saab kasutada üllatusmomenti. Üllatusmoment on lahingus võib-olla kõige tähtsam komponent. Tule ülekaal on ka oluline, kuid kui sul seda ei ole, siis üllatus võib sind teinekord väga hästi aidata. Peale ei sõida. Nii kõigil. Tavaliselt muidugi võitlejad niimoodi lageda välja peale pikali ei viska, sest sealt nad ju kohe avastatakse, iga siil saab ka aru. Aga praegu on tegemist siis demo esinemisega, et teil oleks asi hästi nähtav, siis me oleme natukene muutnud sellist tavapärast taktikat, et teil oleks kena vaadata. Nüüd on juba soomuk jõudnud liiga lähedale, nüüd on aeg jalaväelastel tegutseda. Ärkas ka vastaspool, toimub tulemaeg. Soomuk on otsustanud paremale positsioonile liikuda, et saaks tulega katta enda tegevust või taandumist. Jalaväelased hoiavad soomukit tule all. Soomuki pihta lasti praegu tankitõrje granaadiheitjast, millised on siis ka jalaväe varustuses, nii nagu kuulipildujad. Need on sellised tõsisemad, raskemad relvad, millega saab ka selliseid soomustatud üksusi heidutada. Vastane viskas oma dessantüksuse soomukist välja ja sidus enda vastase tulega. Soomuk on saanud tabamuse, on läinud tossama. Tabamus ei ole olnud nii palju suur, kuulipilduja endiselt veel tulistab. Jalaväelaste järgmine tegevus Jaaülem annab teada lahingukontaktist oma kompaniisse ja kompanii saadab talle appi tankitõrje kahuri meeskonna. Õnneks ei ole kompanii kaugel ja tankitõrje kahur saabub kiiresti. Kahurit on nüüd vaja selleks, et anda otsustav mats sellele soomukile ja sellele raskele kuulipildujale. Kahurimeeskonna töö on nüüd väga raske, sest väli on mattunud suitsu.
sihtmärki on raske tabada, kuid loodame, et nad on palju harjutanud ja lasevad tunde järgi. tankitõrje kahur tegi lasu jalaväelaste vasakult küljel, kes juhtus nägema, oli täpsuslaskur, milliseid siis ka kasutatakse luurepatullides näiteks või lahinguüksustes ja kes reeglina otsib sihtmärke kas soomukijuhtide, üksuse ülemate või mõnede muude tähtsamate kulda ja karda kandvate võitlejate seast, kes siis võivad olla ka ülemad. Ühe ülema on ta praegu maha saanud, vähemalt arvas, et tegemist on ülemad. tankitõrje kahur laeb või siis mehed laevad kahurit. tankitõrje kahuri laskmine sellise auto pealt käib alati üle parema esimese nurga. Nüüd võiks arvata, et on saabunud patiseis, keegi ei julge liikuda, kõik hoiavad moona kokku. On vaja pööret sellesse lahingusse. Või ei julge lasta. tankitõrje kahur sellise imitatsiooniga sooritas lasu soomuki pihta. Soomuk sai uue tabamuse, läks jälle intensiivselt tossama. Ilmselt siin on nüüd saabunud pöördepunkt selles lahingus. Jalaväelaste jagu jaguneb nüüd kaheks. Jaoülem paneb vasakule tiivale tuletoetusgrupi, kes siis seob vastase intensiivse tulega. Kuulipilluja jääb tavaliselt sinna. Ja paremalt tiivalt alustab tegevust siis ründeüksus, kelle ülesanne on vastane hävitada. Tuletoetusgrupp vasakul tiival seob vastast, ründegrupp ründab vastast. Sellises lahingusituatsioonis on nüüd oluline, et tuletoetusgrupp jagab ära selle, et millal omad mehed jõuavad vastase siis sekka ja sellele positsioonile, kus vastane on. Et siis kantakse tuli üle, ehk siis tegelikult maakeeli suunatakse lihtsalt natuke kõrvale, et mitte oma mehi selja tagant põrutada. Vastane on nii palju maha surutud ja hävitatud, et ründeüksus otsustab läbi joosta. Esimene katse ebaõnnestus. Edasi kulgeb nii, nagu jaoülem plaanis. Tuletoetusgrupp on lõpetanud oma tegevuse, sest omad mehed on sihtpunktis. Soomuk puhastatakse seespoolt igaks petteks. Äkki neid tuleb veel. Ma ei tea, kui tuleks terve sõjavägiselt autost. Vastase positsiooni ümber võetakse ringkaitse, et kaks võitlejat on tulnud siia nüüd välja, kindlustamaks seda, et siit neile peale ei tule uusi vastasüksusi. Üks haavat on tekkinud, kutsutakse meedik, või kui seda ei ole, siis võitlejad, kes selle haavatu kaasa võtavad, ära viivad lahinguväljal.